Nägin unes, et Jüriö ülestõus õnnestus. Milliseks oleks Eesti ajalugu võinud siis kujuneda? Ühelt poolt on Jüriö ülestõus muidugi eestlaste kangelaslikkuse tunnus võitluses võõrvõimude vastu, kuid teiselt poolt tuleb siiski tunnistada, et ülestõusu nurjumine tõrjus eestlased kõrvale omaenda maa poliitilisest juhtimisest mitmeks sajandiks ning halvendas ka järsult eestlaste reaalset olukorda. Öö vastu jüripäeva 23. aprillil 1343. Ilmselt just selles kohas, praeguse Sahakabeli asukohas olnud maja, mis paiknes kõrgendikul, süüdatakse ülestõusu märgiks. Sahakabeli koha peal paiknes muistne, põline eestlaste kultuskoht ja just siin lõõmanud tulekahi oli eestlastele märguandeks, kukutada tuleb sakslaste võim. Sahakabeli hoone muide rajati hiljem. See pärineb 15. sajandist. Tegelik ajalugu läks nõndamoodi, et Jüriö ülestõus lämmatati otsustavalt. Aga see, mis nüüd järgneb, on puhas spekulatsioon ja närvikõdi. Igal juhul Jüriö ülestõusu ebaõnnestumisele järgnes see, et talurahvast laialdaselt karistati ja võime öelda seda, et feodaalid arvestasid talurahva õigustega märksa vähem kui enne ülestõusu. Teema alustuseks tutvume kõigepealt Euroopa poliitilise kaardiga aastal 1350 ehk pärast Jüriö ülestõusu lõppu. Erines toonane poliitiline kaart ju tunduvalt tänapäevasest. Siin on näha, et Rootsi kuningriigi all oli ka osa Soomet. Eesti territooriumi taga on Novgorodi vabariik, Jüriö ülestõusu ajal kuulus siia veel ka Pihkva. Moskva suurvürstiriik, mille ümber kujunes hilisem Vene riik, on toona veel väike, see paikneb siin. Pöörakem tähelepanu, kui suur oli toona Leedu riik, mis oli siis Eesti territooriumist lõuna pool. Leedu riik hiljem uniooni kaudu liitus ka Poola kuningriigiga, mis on siis näha siit. Seega Poola ja Leedu koos moodustasid väga võimsa jõu. On öeldud seda, et kui Jüriö ülestõus nurjus ja see rahva verre uputati, siis olid selle esimesteks tagajärgedeks üldine lootusetus Eesti rahva hulgas, pettumus ning eneseusalduse kaotus. Kui Jüriö ülestõusu poleks puhkenud või see oleks õnnestunud, kuidas siis oleks olukord kulgenud. Jüriö ülestõusus ja selle likvideerimisel hukkus väga palju juhtivat ning sotsiaalselt ja poliitiliselt mõjukamat osa Eesti ühiskonnast. Ja on öeldud seda, et juhtivama elemendi kujunemine ja tõus Eesti ühiskonnas oli edaspidiseks märksa raskendatud. Jüriö ülestõusu alguseks oli muistsest vabadusvõitlusest möödunud natuke rohkem kui 100 aastat. Vastupidi üldlevinud arusaamadele tuleb toonitada, et toona ei olnud eestlaste õiguslik olukord sugugi nii hirmus nagu hiljem pärisorjuse aegadel. Eesti territooriumid ei alistunud võõratele võimudele toona üldsegi mitte nii-öelda tingimusteta kapitulatsioonina. Võitjate ülekaal lihtsalt ei olnud nii suur ja maa vallutamisel sõlmiti eestlastega siis kas suulised või kirjalikud lepingud, mis fikseerisid eelkõige eestlaste kohustused, kuid jätsid eestlastele ka hulgaliselt õigusi. Reaalne olukord oli siis selline, et ordu ja piiskopid saavutasid Jüriö ülestõusu ebaõnnestumisega seda, et nad said öelda, et eestlased on ise murdnud neid lepinguid, mille nad 13. sajandil alistudes sõlmisid ja seega polnud need lepingud ordule ega piiskopidele enam edaspidi siduvad. Võime siis eeldada, et kui Jüriö ülestõusu poleks üldse puhkenud või see oleks õnnestunud, siis oleks ordul ja piiskoppidel keerulisem olnud talurahva olukorda järsult nii kiiresti halvendada. Õigupoolest teame Jüriö ülestõusust ikka veel väga vähe. Selle käsitlemisel kerkib üks küsimus teise järel ja paljudele küsimustele jääbki üldse vastus andmata. Jüriö ülestõusu üldlevinud nimetus muide baltisaksa kirjanduses oli Harju mõrv. Igal juhul tuleb öelda seda, et Jüriö ülestõus oli väga hästi ette plaanitud, see algas kavakindlalt ja kulges väga kiiresti. Harjumaal sisuliselt ühe ööga vabaneti sakslaste võõrvõimust ja sama toimus ka natuke hiljem Läänemaal. Tuleb mainida ka seda, et eestlaste kaotusele andis oma suure panuse nende 4 kuninga tapmine 4. mail 1343 Paides ning see, et Tallinna külje all Sõjamäel ordule lahing kaotati. Eestlaste edaspidist ajalugu nii palju mõjutanud suur lahing toimus Tallinna külje all Sõjamäel.
miks eestlased üldse oma alasid toona erinevatele valitsejatele pakkusid. On öeldud seda, et eestlastele oli juba siis täiesti selge, et ainult oma jõududega, eriti arvestades puudulikku relvastust, ei suudeta kindlustatud linnu vallutada ega ordu sõjajõududele pikemas perspektiivis vastu seista. Kui eestlased pakkusid Jüri ülestõusu käigus oma erinevaid maa-alasid nii rootslastele kui ka venelastele, siis on ka arvatud seda, et ülestõusnute taotlused olidki suunatud sellele, et leida endale võimalikult hea isand, ükskõik mis riigist või rahvusest see siis ka poleks olnud. Jüriöö ülestõus haaras põhiliselt Põhja-Eestit ja Lääne-Eestit, sealhulgas Saaremaad. Loomulikult kerkib kohe küsimus, mis oleks saanud ülestõusu õnnestumise korral Lõuna-Eestist, endistest Ugala ja Sakala maakondadest. Need Jüriöö ülestõusuga ei liitunud. Võime eeldada, et seal oleks jätkunud endiselt ordu võim. Võib-olla aga oleks sinna oma võimu suutnud kehtestada ka hoopis võimas Leedu riik. Närvikõdi pakub ka küsimus, mis oleks saanud Läänemaast, kui Põhja-Eestis, Harjumaal oleks ülestõus õnnestunud ja seal oleks kehtestunud hoopis Rootsi võim. Toona oli ju Läänemaa jagatud Saare-Lääne piiskopkonna ja Liivi ordu alade vahel, et kui Põhja-Eestis oleks kehtestunud Rootsi võim, siis mis saanuks Läänemaast. Omaette küsimus on see, et mis juhtunuks Saaremaal, kui seal oleks ülestõus õnnestunud. Oli ju veel 14. sajandil Saaremaal säilinud teatav autonoomia ja tugevad iseseisvustraditsioonid. Mõnes suhtes on lausa hämmastav, et rohkem kui 100 aastat pärast muistse vabadusvõitluse kaotust suutis Eesti rahvas ikka veel ajaloo areenil esineda mitte kui objekt, vaid kui subjekt. Eestlased toona väga oskuslikult suhtlesid välisvõimudega, näiteks Rootsi ja Pihkva võimukandjatega ning võeti ühendust isegi ka Taani kuningaga. Jüriöö ülestõus oli Eesti territooriumil suunatud mitme erineva võimukandja vastu. Põhja-Eestis oli Taani võim, seal oli siis harjulaste tegevus suunatud Taani võimude vastu. Saaremaal, kus puhkes ülestõus mõni kuu hiljem, oli põhiliselt suunatud tegevus aga ordu vastu. Kui üldiselt öeldes oli Jüriöö ülestõusul üks kindel võitja, Liivi ordu, kes kehtestas oma võimu ka Põhja-Eestis, siis on öeldud seda või arvatud õigemini, et kui Jüriöö ülestõus Põhja-Eestis oleks õnnestunud, siis oleks juba toona Põhja-Eestis kehtestunud Rootsi kuningriigi võim. Ja siit edasi mõeldes, 1558. aastal teadupärast algas Liivi sõda, kui Vene tsaar Ivan Julm tungis kallale Liivimaa aladele. Kas Ivan Julm oleks 1558. aastal julgenud tungida Põhja-Eestisse, kui siin oleks kehtinud Rootsi võim? Teadupärast oli siis nii, et eestlased juba Jüriöö ülestõusu algul ja võimalik, et kontakte oli ka enne ülestõusu algust, saatsid oma esindajad Soome, Turu ja Viiburi foogti juurde. Toona oli siis Soome Rootsi täieõiguslik osa. Soome oli Rootsi osaks saanud juba 13. sajandi keskel, lõplikult siis 1250 ja Soomes oli ka Rootsi ja Venemaa vahel ehk siis toonase Novgorodi vürstiriigi vahel fikseeritud omavaheline piir. Miks on peetud võimalikuks, et toona Turu ja Viiburi foogt ehk siis Rootsi asevalitsejad Soomes täiesti tõsimeeli lootsid Eesti ala endaga ühendada? Asi oli siis selles, et Rootsi ja Taani olid toona omavahel pidevalt sõjajalal. Põhja-Eesti kuulus aga ju Taani võimu alla. Rootsi oli ammustest aegadest tegelikult soovinud vähemalt osa tänapäeva Eesti territooriumist endaga liita. Rootsi riigile kuulunud Soomet kureeris toona Rootsi poolt Turu foogt, ta oli siis Rootsi asehaldur Soomes. Eestlaste poolt oli väga tark diplomaatiline samm lähetada oma saadikud läbirääkimistele Turu foogti juurde, et Rootsi riik võtaks siis Põhja-Eesti enda kontrolli alla. See oleks küll tähendanud Rootsi võimu Eesti üle, Eesti alade üle, kuid toonased eestlased seda ei võtnud väga traagiliselt. Nad ei võtnud seda kui ühe isanda asendumist teise isanda võimuga. Oleks ju toona Rootsi riigile allutud vabatahtlikult ja ilmselt suhteliselt soodsa alistumislepingu alusel. Rootsi võim Põhja-Eestis kehtestati paar sajandit hiljem Liivi sõja käigus, kuid siis ei sõlminud Rootsi riigiga ju ühtegi lepingut enam allutatud eestlased, kes polnud enam ajaloo subjekti rollis. 1343 oli eestlastel Eesti asjade üle küll palju suurem sõnaõigus.
abipalve Soomes resideerunud Turu ja Viiburi fooktidele, kes olid siis Rootsi võimu esindajad Soomes, näitas seda, et eestlastel oli väga hea teadmine, et talurahva olukord Rootsis ja Soomes on tunduvalt parem kui Eesti territooriumil. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud telli nuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Jüri ülestõusu ebaõnnestumine tähendas seda, et siit peale suruti Eesti rahvast täielikult alamkihi olukorda, kelle õigused olenesid ainuüksi härrade suvast ja äranägemisest. Soomes oli olukord samal ajal aga niimoodi, et talupoeg jäi isiklikult vabaks, ta säilitas oma inimväärtuse ja inimväärikuse ning põlise peremehe tunde ja peremehe teadvuse. Eestis aga tehti samal ajal sajanditeks talupoeg pärisorjaks. Kui Eestis oleks toona Rootsi võim kehtestunud, siis mine tea, ehk Eesti talurahva olukord oleks kujunenud sarnaseks, nagu ta oli Soomes ja Rootsis. Kui Põhja-Eestis oleks kehtestunud juba toona Rootsi võim, siis tekib muidugi küsimus, milliseks oleks Rootsi riigi vahekord kujunenud Liivi orduga, kui Liivi ordu oleks Eesti territooriumil säilitanud teatud territooriumid. Siit kerkib ka küsimus, mis saanuks 16. sajandi keskel, kui algas Liivi sõda. Muidugi seoses Rootsi võimaliku ülemvõimuga Põhja-Eesti alade üle tekib küsimus, et kas toona Turu ja Viiburi fooktid, kui nad eestlastele appi tõttasid, olid oma tegevuse kooskõlastanud Rootsi kuningaga või tegutsesid oma äranägemist mööda. On öeldud muide ka seda, et kui Turu ja Viiburi fooktid tulid Soomest eestlastele appi, siis tegelikult ei oleks nad eestlasi abistanud, vaid nad tulid lihtsalt Taani valdusi üle võtma. Rootslased sõlmisid eestlastega kokkuleppe, mille alusel lubasid nad tulla siis oma vägedega eestlastele appi. See annab tunnistust sellest, et eestlasi loeti väärilisteks partneriteks ja neid tunnustati reaalse poliitilise jõuna. Tuleb mainida siis seda, et toona ei oleks tulnud ju Harju maakonna iseseisvumine kõne allagi. Eestlased pakkusid Harju maakonda või Põhja-Eestit Rootsi krooni alla. On peetud võimalikuks ka sellist stsenaariumid, et eestlased Jüri ülestõusu Põhja-Eestis Taani võimu vastu alustades pidasid silmas hoopis üldse seda, et vabatahtlikult alluda teatud aja pärast Liivi ordu võimule. Seega oleks Eesti rahva ajalugu võinud Põhja-Eestis kujuneda natukene teistsuguseks, sest siis poleks ju eestlasi allutatud ordu võimule, vaid nad oleks vabatahtlikult ehk siis parematel tingimustel ühinenud ordualadega. Jüri ülestõusuga püüdsid eestlased veel viimast korda oma kaelas sirgeks ajada. Kas ülestõusu õnnestumine tähendanuks seda, et eestlastel säilinuks vähemalt osaliselt sõnaõigus enda maa üle? Kui eestlased oleks suutnud ordule ja teistele võõrvõimudele rohkem vastu seista, siis on ju võimalik, et oleks sõlmitud suhteliselt soodne alistumisleping ja sellega oleks Eesti rahvas jäänud veel mõnda aega ajaloo subjektiks, mitte aga objektiks. Iseasi on muidugi see, kui kaua võõrad võimud oleks neid soodsaid alistumislepinguid endale siduvaks pidanud. Alustades Jüri ülestõusu asetasid vanad eestlased küll kõik munad ühte korvi ja juhtus kõige halvem. Ülestõusu jõuline maha surumine tähendas seda, et eestlased seoti tugevamalt kui seni mõisa võimuga ja tööga mõisa põllul. Aegade jooksul arenes välja kõigepealt eestlaste sidumine maaga, see tähendab siis sunnismaisust ja lõpuks kujunes välja ka pärisorjus. Igal juhul tuleb nentida seda, et Jüri ülestõusu võimalik õnnestumine mingil kujul oleks võinud Eesti aladel, vähemalt osadel aladel, tähendada ka Leedu ülemvõimu. Tungisid toona Jüri ülestõusu aegadel leedulased ju lausa Valgani välja ning liivlased, kes samuti allusid sakslastele nagu eestlasedki, tegid leedulastele ettepaneku, et võtku leedulased Liivimaa enda kaitse alla. Jüri ülestõusu aegadel ja ka hiljem 1340. ja 1350. aastatel jätkus pidevalt sõjategevus Saksa ordu ja võimsa Leedu riigi vahel. Saksa ordu alamharu valitses siis toonast Eesti territooriumi. Kui Jüri ülestõusu käigus oleks Liivi ordu saanud rohkem kannatada või rohkem räsida, siis pole üldse välistatud, et Leedu võim oleks jõudnud vähemalt ka Lõuna-Eestisse.
peame meeles pidama, et nendel kaugetel aegadel polnud Venemaa veel ühtne riik ja toona ei olnud ka Moskva suurvürstiriik veel sugugi enda naaberalasid kõiki allutanud. Eesti territooriumi naaberalad olid siis Novgorodi vürstiriik ning Pihkva vürstiriik. Mõni aasta pärast Jüriöö ülestõusu lõppu, 1348, sai Pihkva vürstiriik täiesti iseseisvaks Novgorodist. On täiesti võimalik, et kui Jüriöö ülestõusu käigus oleks Liivi ordu veel rohkem nõrgenenud, siis oleks Vene võim kehtestunud juba toona Lõuna-Eestis. Asi oli siis selles, et eestlased ilmselt kutsusid Pihkva võime endale appi. Igal juhul 1343. aasta maikuul tungisid pihkvalased ülestõusnute kutsel Lõuna-Eestisse ja jõudsid välja isegi Otepää alla. On spekuleeritud ka sellise mõttega, et kui Jüriöö ülestõus oleks vähemalt mingil kujul õnnestunud, siis oleks see pikemas perspektiivis tähendanud tulevikus ehk hilisemas ajaloos Vene võimu tugevamat kohalolekut Eesti aladel ning ka eestlaste võimalikku venestumist. Teatavasti oli olukord siis niimoodi, et Jüriöö ülestõusu ebaõnnestumine andis Eesti territooriumil jämeda otsa Liivi ordu kätte. On öeldud niimoodi, et pikemaajalises perspektiivis tähendas ordu tugev sõjaline jõud nagu teatavad garantiid, eriti ida suunast lähtunud ohu vastu, võimaldades siis areneda ja kinnistuda euroopalikul elulaadil. Just tänu sellele säilis aga hiljem tsaari ajal Balti provintsides teatav eriseisund, mis päästis need alad sulandumisest Vene hiigelriiki.